meelest see mõjuks just niimoodi, kui siin oleks ka niisugused rahulikud paika pandud kaadrid, nagu nad kiirmurdid, niisugused absurdid.
Peremees kodus. Hallo, peremees, pererahvas. Ei kedagi. Sige. Tere vana merekagu. Pole palju aastat näinud. Ei ole näinud küll, see on tõsi, aga merekaru ma ei ole. Kuidas sul siis läheb see Käsmu merenduse kogumine ja uurimine ja kaitsmine ja eksponeerimine ja ma ei ole siin jah. Sina ei ole vist käinud? Pärna käis? Ma käisin tegelikult siin vist 2 või 3 aastat tagasi, eks ole, ja siis rootslastega, mäletad üks Rootsi laev, me käisime Käsmu või käisime Kunda merepäevadel, siis käisime läbi, eks ole. Mul on niisugune, kõik tuttavad mehed peavad mulle esiteks ennast tutvustama, siis rääkima, et millal nad käisid. Mul on juba niisugune, et ma ei mäleta enam.
palju sul rahvast läbi käib siin aastas? 10 000 alla. 10 000 alla, jah? Ma jään sugulaste segamini juba. Ahaa. Ja ikka pean küsinud, mis teemadel me eelmine kord rääkisin, ma ei mäleta enam. Aga sind ma õnneks mäletan ja huvitav kombel on täna siin 2 niisugust asja. Ihtioloogid on täna siin ja sukeldajad, minu vanad tead, minu vanad kontaktid, millele ma olen ammu juba, ma isegi sukeldanud ei ole. Ma käin ujumas nii, et kastaned märjaks. Millal sa viimast korda sukeldusid? No eks ma olen siin käinud ikka mõni kord, aga Vergi sadamus üks laev oli põhjas. Ma käisin selle otsa külge panemas. See on ka vist paar aastat tagasi novembrikuus. Ja. Aga täna vist teisalt sul jälle siin midagi niisugust ees või? Mul on niisugune võimalus, et on noorust meelde. Et oma muuseumi veealust osa näidata, neid mehi ei ole palju, see oled teine. Harra Kõuts käis ja näete ühe peli tüki välja. Aga see peli on nüüd põhjas ja ma tahtsin sinu kui spetsialisti käest, et kuidas niisugusega käituda üldse. Seal on ankur põhjas ja peli on põhjas. Ma ikka olen rääkinud, et mul on muuseumis 2 osakonda või 3 osakonda või kuidas on, aga 1 osakond on vee all. Vanasti oli Käsmus lasti kaldasse vanad laevad. Ja see nüüd läks ka nii, et meelega lasti lihtsalt... Jaa, vana laev lasti kaldasse. Ja siis ma need tükid tõin välja, mis on kaldale, puutükid on kaldale loopinud. On sul andmeid ka, kuule, mis laevad need olid, mis nimed on olemas ja kui palju nüüd siia üldse randa lasti oma... Jah, see on natuke, nii palju kui ma tean, jah. Selle laeva nimi oli Kristenbrunn. Kristenbrunn, jah. See oli niisugune, suguvõsa nimi pandi. Ja selle nime ristimisega oli veel niimoodi, et vette laskmisel on nime ütlema. Ja vana Kristenbrunn oli öelnud, siis Joosep ütles ikka, saagu laeva nimeks sugunimi. Rahvas kuulas, mis nimi see on. Aga siis taipas ära, et nimeks pandi Kristenbrunn. Kuule, aga tegelikult laeva annab nime ja annab ikka nooriteks selle näitsikannaga. Ma ei tea, vana Kristenbrunn oli see, see on niuke legend. Ta oli nii autoriteetne ja autoritaarne isikus. Tema ütles siis selle sõna ja kuidas see ristimine käis, eks siis käis ka ikka, ma ei tea. See on ehitatud selle sajandi alguses. Selle laev. Aga teine laev, mis tal samuti 2-mastine oli, see oli minu kodu all, Liisa. Lapsepõlves sealt ma hakkasin sukelduma, oli see Liisa pakki all oli need ahvenad. Ahvenapesa. Ja see oli nüüd üllatus. Muidugi siin on ankloketti ka põhjas. Aga ma ei hakanud seda puutuma. Tõesti teinekord tuleb niisugune mees, kes tahaks ka vee all näha. Aga siis on, seda võime täna vaadata. Vaat me käisime oma uurimislaevaga Mare, käisime nüüd tänavu aasta Karlskronas Rootsis, kus oli Rootsi uue sõjameremuuseumi avamine ja seal on niisugune asi, nagu sa ütlesid, et sinu muuseumist osa on vee all, seal samamoodi. Seal on osa muuseum on ehitatud vee peale, vaiude peale ja seal all on 18. sajandi sõjalaeva rakk. Nii et vaatajad saavad minna spetsiaalsesse tunnelisse vee alla ja saavad läbi illuminaatorite vaadata seda 18. sajandi rakki. Niisugune. Aga muidugi see maksis 250 miljonit Rootsi krooni selle muuseumi tegemine, aga on suurepärane. Aga kui sügavust on siis? See on 6-7 meetrit. Ja nähtavasti, ta on erandatud merest ikka või? Ei, merega ühendatud ja ongi niimoodi, kui on tormised ilmad, ja seal on praamitiim, läheb sealt kõrvalt, iga tund läheb praam mööda, see muidugi rikub nähtavust. Sa võiksid mõelda omal ka seda asja, No ma korjan need miljonid enne ka. Korjan miljonid, aga see peaks olema väike. Ei no tegelikult, kui sa veed šahti. Ja niisugused lihtsalt istud šahti, ega siin mul ei käi sinu eskalaatori käib ja mehed käi läbi käima, see on ka huvitav idee muidugi. No mis sa sest anklub pelist vaatab, peaks suurem olema. Siin on, muidugi on neid prakke, ongi teisi. Näitas on sees neid tükke, eks ole. Ja siin on oma, et naljad ja peale minu tunnevad huvi ka nüüd hiljuti, nagu sa lehest lugesid ja Õhtulehest ja mis oli kohalikust lehest. Vene tuuklid tunnevad. Kus kohal nad sukeldamas käisid? No Lahesuus siin. Lahesuus. Me tegelikult käisime ka tänavu aasta ja käisime mööda aasta ka möödasõidul ja käisime oma laevaga, seisime 2 päeva siin ja sukeldusime, ma tean, mis laev seal on ja me oleme seda vee all filminud, eks ole, ja seda vaadanud ja ma olen selle laeva ajaloo nagu ilmselt selgeks teinud, kus ta ehitati ja mis ta nimi oli. See on Rootsis ehitatud purjelaev Skandia, mis 1911 tuli Tallinnast Käsmu vilja laadima ja ta tuli tühjalt ballastist, tähendab, eks ole, või ilma ballastita. Selles looduses ilm on hea, eks ole. Mehed ei tahtnud 2-korset tööd teha, et ballast peale võtta, siin ballast maha laadida, tulid tühja laevaga, panid ennast ankrusse siia Lahesuusse ja läks tormiks ja laev läks ümber. Üks meeskonnaliigi uppus ja laev on praegu põhjas sirgelt kiiruv, väga ilus. Mis sügavuse pealt on siis?
Seal oli 22 või 23 meetrit on seal vett. Huvitav, et lahti sisse ei sõitnud, miks ta siis lahti sisse ei sõitnud? No näed, ta jäi natuke kaugemale ja kohe loodus maksis kätte ka. Kõik on ju Tormiparis lahe sees. Kõik on Tormis, aga muidugi ta oli võõras laev, eks ole, ta ilmselt ei teadnud ja... Majakas on ju siin sees. Tuli jah, jäi esialgu sinna nagu ootele, eks ole ja... 11. Aga see oli Rootsi... selle oli... Rootsi laev, jah. Kas teis... Laeva nimi on Skandia. Ega Vene piirivalve, kas teis võis keelata teda, ei tea või? Ma ei kujuta ette, ei. Sellel enam nad vaenulik liik ei olnud. Ei olnud, siis oli ikka vaba praktika. Aga küllap kapten oli esimest korda siin ja pani laeva siin ankrusse, et käia siin vast paatide kaldal ja tuttuda olukorraga ja üldse laadimise tingimustega ja vahepeal tuli torm ja ilma ballastita purje laev. Muidugi. See võib ju näksida sulle. Jaa. No see on huvitav teema, aga rootslased käid ka siin otsimas. No rootslased käisid midagi muud. Kullalaeva Kullalaeva, jah. Ja, no seda olid ikka 30 aastatel, see on ikka mitmed aastad. No vaatame ringi ja siis ma näitan sulle ja viska see kott siia. Ja ma lootsin sulle raamatut ka saad tuua äkki. Ma olen täna iga päev nüüd ühe raamatu. Jah. 3 päeva järjest, nüüd mul ei olegi. Kirjastus tõi 3. Kirjastus tõi. Ma pean horisonti... Ta käis ise, ta on vist Võsul või kus ta siin elab? Ta siin kuskil kandis. Siin kuskil ligedal on, jah. Nii et see on viimasel ajal Lähen viskame korra pilgu, mis on siin nagu merearheoloogiat on siin. No need on välja toodud, nüüd on, see on mu vanavanagi laevatükk. Arheoloogis kaldale. Aga selle lükkas jää kokku ja siis on Taanis ehitatud laev. Ahaa, jah. Ja kevadel, siin on Käsmus nagu see oli see talvitumispaik, eks ole. Ja siis lükkas kokku ja läks põhja ja vanaema rääkis ka, et selle passpoltidega tammepuust, ei ole ta tammepuust, aga... Tammepuudest tehti ainult sõjalaevad, niisugused kabalused, need kõik ikka odavamast materjalist. Ja selle nimi oli Norstern. Norstern, jah. Põhjatäht ühesõnaga. Jah. Aga see oli siin ka sajandi alguses kusagil, noh. Siin on ju mitmed laevad läinud selle talvitamise nahka. Ja, muidugi. Jääga on välja viinud lahest ja... Ja see teie kandi vanem merendus, see on mul tegelikult tarvis sinuga, nagu öeldakse siin... See on see Kristenbrunn, mis on muuseumi all on. Ahaa. Ilus laev. Ilus laev. Siis oli siin Liisa on ka, Liisa oli, kelle alt ma ahvenaid püüdsin. Ja. Aga siis on Võsuranda lastud, mida ma isegi, mul ei ole nimi meeles praegu, Võsumehed lasid. No sa purjelaevandust oled korralikult uurinud või kas sa oskad näiteks öelda selle laeva tüübiks? Ma ei oska niimoodi. Ei oska öelda või? Ei, ma ei ole mõni niisugune asjatundja. Siis me peame sinuga istuma ükskord maha. Ma pakun välja, tead, kui inimene ei ole põhikon, siis ma võin välja pakkuda plats ja teenuseb, et kuule ei ole õige, siis ma ei julgegi vaja. Vaata, väga lihtne on. Sa tead, tuntud mereröövlite laev oli Prikk, eks ole. Prikk oli 2-mastiline laev, mille mõlemas mastis olid raapurjed. Aga kui Prikk, või tähendab tavaline laevatüüp, millel on 2 masti, esimeses on raapurjed, tagumises on kahvelpuri, siis ta ei ole enam Prikk, aga ta on Brigantiin. No nii ta on. Arkantiinus on meil, no see on käest uhkus siin. Tormilind, jah. No see on Kiivisadama põhjas. Ja Liisa on ka ilus laev, jah. Samuti kahvelkuunar kaljas. Ja nüüd on huvitav, see lasti kaldale ja siis toodi siia tükid veel, külasse. Meilgi kodus on kajuti uksed näiteks ja mõni aken ja siis tehti, kasutati ära materjali. Sellepärast toodi ka kaldasse, et materjali kasutati ära. Muidugi. Ja masti rautised ja tablad ja plokid, need läks ikka kõik uuesti. Mul on siin taglas ka veel olemas, mis on. Ja vandid on, see Kristenbrunni vandid on ka, need ma leidsin lakast. Näed siis. Need on ikka teist. Võid asuda uue laeva ehitusele. Ja, aga eks niimoodi oleks kergemgi teha, kui vana on ees ja tii astub edasi. No siin on need laevaehitus teha, ükskord need on. Paljud ikka küsivad mulle, et kas kõik need asjad on merepõhjast välja toodud. Millegi pärast on inimestel mulje, et kõik, mis on merendusega, peab kaldale viskama, aga meri teeb oma töö, ega sealt järgi palju ei ole. See on näha. Tead, mulle meeldib selle muuseumi juures see, et siin ei ole kõik paika pandud teaduslikult, eks ole, kronoloogilise järjekorras, et see on 17. sajand, see on 18. 19. ja niimoodi. Siin on kõik, eks ole, nii nagu randlase, ütleme, kodus ja paadikuuris ja tööriistad ja kõik asjad, eks ole, päästerõngad ja kõik on plokid, kõik on käeulatuses. Ei, see mulle meeldib. Teine printsiip, selles mõttes, ega ma ei saa see on ikka amatöörimuuseum ja ma ei saa taotleda
teaduslikku lähenemist, aga ma püüan tegelikult kuidagi silma jaoks panna midagi nüüd välja ja lastele huvitab see, et saab asju katsuda. No mis ta saa raudasju võib ju kiskuda, sellest pole midagi. Aga need on niivõrd eksootiliseks muutunud, et vanad tööriistad juba, see haabi tegime möödud aasta, sellega nüüd kirved on erinevad tüüpi olen korjanud. Kuule, kas see haabias, mis seal all on see tee tehtud või on see Soomaa? Te ise tegite? Siin jah. No mina olin tead asja juures õpipoissiks. 2 Tartu Ülikooli bioloog, seda eesti filoloogi tegid. Parts ja Mäe. No ma just käisin tänavu aasta Soomaal, käisin haabia tegemise laagris, sa tead, seal Sarisoo talus. Kutsusid jah? Ma käisin seal ja ma filmisin seal kõvasti seda asja ja ma nägin ka, mis on siin, pole nagu päris algupärane, eks ole. Aga ega siis kõik asjad ei peagi algupärased olema, natukene võib. Seal on nagu avastad uuesti mõnda asja ja sa ei teagi, kuidas täpselt käis see asja. Ja muidugi meistrid oli ju palju ja erinevatel meistritel olid ka omad erinevad nipid ja vaatad. Aga muidugi siin jah, kaared võiksid olla natukene sees vast teistmoodi ja pärast me võib-olla lähme jalutame korra läbi seal. Rootslased käid siin ja noorootslased, üks mees oli selle haabial purje peale pandi Rootsi põgenenud. Haabiaga 150 kilomeetrit ütles niimoodi. Ja mina ei olnud moment siin ja naisega rääkisid ja pärast ma ei osanud ka täpsemalt küsida. See on uskumatu lugu. See on uskumatu lugu. Täpselt. See kaldub nagu sinna müstika see oli see piirid maile. Noorootsi seltsist, ma saan selle teada, kes see mees oli ja tema onu või keegi oli läinud. No siis ilmselt pandi peale purje, pandi kas verd. Peab ikka midagi panema. Nii pidi olema, muidugi läheb küll kees. Ei võita ette. Ju seal oli täiendusi, aga muidugi tahtmise korral, vajaduse korral võimalusi on. No vaevalt sa midagi näinud ei ole, sest mina sain sinu käest küsida, mida. See oli need purjed, mis laev läks põhja ja laev on nüüd Koolimäel põhjas. Mees ütles, et mina oma laeva venemestele ei anna ja mina ei ole raatsin neid purjeid ka alati võtta nii nagu on. Oli ka kahemastine kaljas lihtsalt ja ega sul ei olegi selle purje, kui sa võtate lahti, teda kuskile panna. Ei olegi panna. Sa pead keerama uuesti teistpidi kokku ja nii kuidas spetsialist või meie, kuidas kapten ta kokku pani ja laeva nimi on siis omas. Ta on siin Laheküla kapten Randman. Kuule, palju siin üldse neid laevu randa laski ja palju tormiga laeva tuli, on ka üle vaadatakse? Mina tean alla 10 kusagil. Aga ega need, eks nad läksid ikka enne vanaduspuhkusele, kui nad enne läksid põhja või jõudsid vanaduspuhkusele. Aga seda nisulaevu, seda skandi, et sellest sul ei ole ette? Mitte mingit andmed ei ole. Siis me saame üksteist siin aidata ja täiendada. See on täitsa huvitav. Aga see venelaste laev, kes siin sukeldamas käis, nad olid ilmselt seal samas Lahesuu peal. No me võime pärast see koha määrata, vaatame kuidas. Ja Lahesuu peal. Mina nagu lapsipõlvest mäletan, ma mingid, sõja läks ka midagi. Et olid mingid mastid veel kusagilt räägid, seal lobinema otsas, aga mis need rootslased otsisid? See oli üks vana asi, peab ikka olla see Rootsi kuldasi. See on vana asi, see on... Nad kusagil Mohni ja siin vahel, lobineme vahel. Nad käisid rootslased, käisid siin muide, möödunud aasta. Ma tean ka, nad käisid pärast seda minu juures meremuusumis ja rääkisid mulle, et nad olid siin käinud ja siin pinninud ja ikka ajavad selle jälgi ja veel aadanud lootust. Mina on siin nüüd see, mis need viited, mul on välja kirjutatud, mis ajakirjandus. Ma täpsemalt midagi muud ei tea ja ma teadsin siis nii, mis... Minu tädi läks selle ühe kapteni juurde Rootsi. Ja nüüd ma ei tea laeva nimed teadsin ja nii, eks nad võivad see arhiividest vaadata endesse. Näed, poisika oli, mul oli samasugune koel. Tead, see on Iiri Setter, jah? Ega ta teistis selle ajal palju ei olnud veel. Väga vähe, jah. Nüüd on teil juba rohkem tekkinud. Väga sõbralik, väga tore room. Tema peab ikka olema külaliste ja minu vahel siis. Väike armevoodades ka niisugune. Hoiab silma peal. Vaata, üks asi on see, mis laua peal ma Saaremaa mehed mulle andsid, mina seda ei tea. Igas on see navigatsiooni riistapuu ei ole, aga öeldi mulle logi osa, aga ma ei oska seda kusagil paika panna. Kuule, kas sina õppisid ju samuti merekoolis ja mida sa õppisid? Sa õppisid seal... Mehaanika. Mind ei lastud, paberid olid mul ju kehvad paberid, välismaal sugulased ja ma tahtsin küll astuda küll sinna laevajuhtimisse, aga ega ma seda õppinud ei ole. Logiosada ei ole nüüd absoluutselt kindlasti, see kuulub ikka rohkem sinna sinu valdkonda, sinna mehaanika valdkonda. Aga ta on need, ei tea, ta on nagu vurri moodi ja... Igal juhul mitte logi. Ma usun ka, et ei tea, mis asi ta on ikka imelik. Ja omaette karbi sees. Jah, vaata, seal on mingi kivi ka veel peal ja... Ei tea. Näed, igal sammul on merenduses mõistatusi, mis on vähendamata ja tahavad
arvad lahendamist saada? Oota, siin teises toas, ma näitan need, mis merepõhjast välja tulnud on. Jah, vaatan, jah. See muuseum on muidugi niisugune, et siia tuleb tulla üksi või kahekesi järgmisel juhul, kui on piisavalt aega, siis mõtled ja vaatad ja tuleb tagasi. Ja tead, kui tihti on niisugune asi, et midagi näed, see jääb kuskil ajukordudesse ja kuskil näed midagi teist, mis liinid jooksed kokku ja mul on niisugune asju tood kätte, mida ma ei tunne, eks ole. Ja lõpuks ma nägin mingi maalikataloog. Ja sealt ma nägin ära, kui mingi Taani paat, eks ole. Ja seal mõtlesin, mis asi see on, eks ole. Ei oskagi leida. Mingi päästepaadi niuke tugi oli, millega ta ümber ei läheks. Koolist täidetud nagu postid. Siis ma saan teada, kus ma päästepaati, see näeb nii arva, eks ole. Piltki pole minu näinud. No siin ma tegin üks monumendi püsti, et nagu liiga kaua panin tal nimeks ka. No see on ikka vee all olnud ikka liiga kaua juba. Aga ma ei tea, 100 aastat, see vesi on ta nii ära söönud, et eks ta nüüd plangu ka. See oleneb väga palju, oleneb muidugi sügavusest ja veeapniku sisaldusest, kui palju on apnikku ja... See on nüüd, siin on seebid peal, ovaalsed seebid on, kõik on ühe laeva pealt. Kõik on ühe laeva pealt, jah. See on nüüd siis, ja see on plangutükk ja näed, aga huvitav on see, et kui mina poisikesena sukeldusin, siis oli ta vees puhas täiesti, liiva põhja peal. Nüüd on ta vetikatest täis ja lima sees ja niisugune... See on ikka merekeskkond on muutunud, eks ole, kõik vetikad vohavad ja on reostamise küsimus, jah. See on nüüd küll vastpoltidega pandud, eks ole, vee all on osa ilmselt vastpoltidega. Üks kiil on veel põhjas, aga... Ankru võtsid Vene piirivalvurid see ja käib vastu. No see on nüüd see, mis siin põhjas on palju suurem. Kahemastis ja see on mingisugune, ma ei tea, ühemastis ja väikse mingisugune puuveopaadi või puuveolaeva on ka laeva paest. Vaeva on ta näinud ära sööndada küll. Aga seal on paar tannetükki ka, kaalust. Siin on järve taga on ka kaldal, eks, aga see on raudpoltidega, mutrid on peal ja see ei ole... No see on juba... See ei ole küll... Liiga värske. Aga see ankur, mis on siin ripub siin samas... Mis selle päritolu on? See on Pirita rannast, on poisid leidsid teid mulle. Pirita rannast leidsid või? Ja vaata, kui originaalne, ma ei ole niisugust asja tegelikult juhtunud nägema, et see asi käib niimoodi kokku, eks ole. Ma olen küll merendusega nii palju tegenud ja nii kaua aega, eks ole. Ma siis asi rohkem nähtud on. Ei ole esimest korda näen mina niisugust ankrut, millele, eks ole, käpad käivad, eks ole, tead niimoodi, nii originaalselt, eks ole. See on see Einari vene maalikunstimees. Tema tõi mulle selle kingitusega. Väga originaalne. Ma panin ta nagu ka niimoodi nagu lühtri siia üles, panen jõulude ajal, panen küünlad peale siis. Jah, vaata kui... See on huvitav, et sa kinnitad, et see on nii halb. Mina pole näinud, ma mõtlesin, ma pole vähe asja näinud, aga ma näen ainult neid asju, mis ma muuseumis on, eks ole. Ma olen küll näinud, kus ankrut kokku käivate labadega igat moodi, aga niimoodi lihtsalt tõstad ringi ja paned teistpidi käib kokku lahti. Ega ta väga vana töö ei ole, aga... Aga see on sepatöö on ikkagi. Jaa, sepatöö. Ja ta on singitud ka vastu. Ja just see idee ise, see lahendus. See on hea paati ära visata. Väga hea. Kokku lahti. See on tore leid. Huvitav. Tore asi. Ma ei osanud seda niimoodi hinnatagi. Jah, ma ei ole kuskil näinud, ei üheski meremuusemis. Ma otsisin raamatus ka, mul on raamat Jakarja vene keel. Ei, ma seda ei leidnud sealt. Ma mõtlesin, et siiski, et võib-olla ei tea, mis asi. No näed, kas mu